põhilised asjad, millele see siis ei vasta, on see, et esiteks, et puudub see hääletamise salajasus, et siis see tehniline protokoll iseenesest lekitab ka seda minu häält liiga palju ja ühelt poolt annab see mulle võimaluse tõendada, kelle poolt ma hääle andsin, ja päris tugevalt tõendada, ehk siis saab tuua ära digiallkirjastatud tõendid selle kohta, et kelle poolt ma hääletasin. Tähendab ju seda, et kui keegi teine võtab selle samamoodi sealt välja nüüd e-hääletamise puhul, siis keegi teine saab vaadata, kelle poolt ma hääletasin, sest minu digiallkiri on seal all või? Jah, aga tal peab olema siis lahti krüpteerimise võti. Okay. Et see on siis kas selles QR-koodis, mis on igale häälele unikaalne, või siis valimisteenistusele. Nad alguses hoiavad neid hääli siis ju isikustatult, ehk siis nad on need samad digiallkirjastatud failid. Ja siis ütlevad meile, et nad ei vaata, eks ole. Et siis neil on teine võti siis nende dekrüpteerimiseks, sest nad peavad need dekrüpteerima, et need kokku lugeda. Ja seda võtit nad peavad siis kasutama ja see võti on siis jaotatud siis valimiskomisjoni liikmete ja valimisteenistuse liikmete vahel mingisuguste keep-kaartide peale. 5 keep-kaarti on vaja selleks, et siis neid hääled lahti teha ja krüpteerida lahti ja vaadata siis neid. Nemad on see barjäär, mis peaks seda hääle salajasust tagama. Kas see barjäär siis nagu peab? Ja kas ta peab alati ja kas ta ka tehniliselt peab või kas ta sotsiaalses mõttes peab? Neid 5 inimest ennast, eks ole, et kui nemad otsustavad mingil põhjusel hääli vaadata, siis nad ju saavad seda lihtsalt teha.